Sel nädalavahetusel on India iseseisvuspäev, mil miljonid inimesed tähistavad riigi 79. sünnipäeva, mil saavutati iseseisvus Suurbritanniast. Aasta enne seda, kui Iisraeli tunnustati samuti suveräänsena. Ja meie tähistame stuudios maitsva kosher India pidusöögi ja armsa paariga. Palun tervitage Lironit ja Ben Binyamin Khalifat kosher Indiast. Tere tulemast ja aitäh, et olete siin. Aitäh. Kõigepealt, teil on nii armas lugu. Sa kasvasid üles ortodokses kodus Indias. Enne kui te kohtusite, milline see elu oli? Kui olulised olid juudi traditsioonid ja rituaalid Indias üles kasvades ning kui palju need olid samad või sulandusid India kultuuriga? Ma kasvasin üles väga traditsioonilises juudi peres. Me pidasime kosherit, mis on omamoodi nii keeruline kui ka lihtne samal ajal. Sest meil ei ole rabinaati, aga kõik muu on olemas. Me teame, mis on taimetoit ja mis mitte. Nii et see on tõesti hea. Jah, mu pere on kashriti suhtes väga range. Shabati pidamine oli natuke keeruline, sest tead ju töö ja kõik muu. Aga jah, Košeeri pidamine on kõige alus. Yom Tov ja kõik pühad. Nii et jah, väga traditsiooniline juudi perekond. See on koht, kuhu inimesed kulutavad nii palju raha, et kogemusi saada. Sina otsustasid teha alia ilma kohta nägemata. Sa jõuad uppali ja siis kohtad seda meest. Kuidas siis nagu Jumalal on omad plaanid? Sina teed plaane, aga Jumalal on omad plaanid. Yeah. Mis siis juhtus? Sa nägid teda heebrea keele tunnis ja lihtsalt ütlesid, oh issand. Ma saabusin jaanuaris 2012 ja järgmisel päeval pärast saabumist oli tema seal ja see oli nagu armastus esimesest silmapilgust. Ja sa oled Prantsusmaalt. Selgitame selle ära. Kas sinu jaoks oli see armastus esimesest silmapilgust? Ei. Kuidas me sind veensime talle võimalust andma? Ma aitan. Tõesti, oi. Väga abivalmis. Romantilise prantsuse lilled. Nii, okei, nüüd olete abielus, teil on oma ettevõte, te ühendate oma köögid. Rääkige meile kosher Indiast. Kuidas see kõik alguse sai? Ja rääkige meile sellest. Nüüd on meil pere, meil on 4 last ja iga kord, kui me kodus süüa teeme, on meil Prantsuse köök, Alžeeria köök, Iisraeli köök, sest me armastame ka Iisraeli kööki ja meil on ka India köök. Meie kodus tahame, et lapsed oleksid avatud kõikidele kultuuridele ja Ben armastab liha. Mina kasvasin üles nii, et liha eriti ei söönud. Nii et see on nagu kosher India. See algas sellest, et tahtsime oma koju tuua India lihatoite, mida Iisraelis eriti ei tunta, eriti kosher lihatoite ei tunta. Ja ma tahtsin, et mu lapsed teaksid ka seda, et Indias on meil liha ja meil on kõik vürtsid ja kõik muu, aga kõik on ka kosher. Ei pea olema mitte kosher toit. Ja ma saan aru, kui sa oled Indias, siis on keeruline leida kosher liha. Asi pole selles, et liha poleks, vaid kosher liha leidmine ei ole nii tavaline. Nii et sa täidad tõesti head niši. Sa ei ole restoran, sa ei ole toitlustaja, sa tood tegelikult kogemuse kohale. Selgita, mida meil siin on ja mida inimesed, kes tahavad õppida, osa võtta ja head toitu nautida, sellest kogemusest saavad, kuna ma juba alustasin söömist. Nii et me pakume tõesti midagi kogemuslikku, mitte lihtsalt tavalist toitlustust ega restorani, nagu sa ütlesid. Meil on näiteks üritused. Inimesed võtavad meiega ühendust oma sünnipäevade, bar-mitzvade ja muude selliste asjade puhul. Meil on ka töötoad neile, kes tahavad õppida ja hiljem kodus ise teha. Ja meil on, nagu sa ütlesid, pasar on meie põhiasi, aga meil on ka taimetoitlastele, veganitele, halaaltoidud, sõltuvalt inimestest. Ja meil on ka ettevõtteüritused. Hämmastav. Ja kuidas see töötab? Ma olen kindel, et jällegi toiduvalik ei ole siin kõige suurem asi. Mul endelgi on raske, kui sa just ei ole Tel Avivis või tead, on raske leida mitmekesisust. Nii et ma kujutan ette, et inimesed naudivad seda väga. Jah, enamasti saan inimestelt väga toredat tagasisidet, sest mõned toidud, mida olen aja jooksul oma perele loonud, on nüüd ka kõigile teistele, näiteks butter chicken. Ja, okei, nii et räägi meile. Räägi meile. Okei, nii et... Butter chickenis on algselt või sees ja kaste tehakse koore ja kõige muuga. Aga kuna meil on kosher versioon, olen ma selle täielikult ümber teinud. Ja see on... Seda ma räägingi. See on üks mingisugune söögiriist. Mis? Yeah. Mul ei ole kahvlit. Okei, nii et seda ei saa nii lihtsalt kosheriks teha. Ei. Mida sa siis oled teinud, et seda valmistada? Ja ma soojendan. Samuti veel üks asi on see, et paljud inimesed arvavad, et India toit vajab jogurti kompenseerimiseks midagi. Inimesed panevad kookospiima, aga see ei ole tõsi. Sa ei pea seda alati kasutama kookospiima või koort. See on nii maitsev. Mul on nii hea meel teiega kohtuda. Ja te olete nii imeline paar.
soovin teile nii. Rein, mõlemal läheb väga hästi. aitäh, Suur aitäh teile mõlemale, suur aitäh.